aitäh, Alex! Aitäh sulle, Riho! Ravi Goldstein! See on au istuda sinu kõrval. Alex ütles mulle, et mõned meie kõige austusväärsemad külalised on siin. Nii et mul on 1 minut vähem, kui ma arvasin. Ma jätkan sellest, mida Silvan ja Silvan ütlesid. Ja mida Brooke ütles ning ütlen, et kõigepealt on tõesti hea olla siin sõprade seas. See on nii oluline hetk Lähis-Ida ja Iisraeli jaoks. Teate, sõjaliselt on Iisrael näidanud üles märkimisväärset edu ja jõudu, otsusekindlust. Ja koos Ameerika Ühendriikidega oleme kõrvaldanud otsese eksistentsiaalse ohu, hävitades suure osa Iraani ballistiliste ja tuumarelvade programmist. Kuid Iisraeli kõige raskem väljakutse väljaspool sõjaväevälja on raskemini nähtav. See on mõju ja tajumise väljakutse. See on võitlus psühholoogilise sõjapidamise ja valeinformatsiooni vastu. Hiljutises intervjuus, millest oleme pikalt rääkinud ja mille ma täna õhtul sõna-sõnalt ette lugesin, ütles asepresident Vance. Ta arvas, et Iisraeli paanika ja ülereageerimine seoses Ameerika Ühendriikide areneva vastastikuse mõistmise memorandumiga Islami Vabariigiga näitas kuidagi Iisraeli usaldamatust Ameerika vastu. Aga ma arvan, et kui me kuulame, mida Silvan ütles, siis peaksime väga hoolikalt kuulama. Sest doktor Sebastian Gorka, üks Valge Maja kõige kõrgemaid ametnikke täna, ütles umbes tund aega tagasi midagi üsna sarnast. Kui sa kontrollid oma X-i. Ja ma arvan, et meil kõigil oleks mõistlik suunata oma kahtlused meie ühise vaenlase, Islami Vabariigi ja nende terrorikäsilaste peale, mitte president Donald Trumpi ja Ameerika Ühendriikide peale. Viimased 47 aastat, kallid sõbrad, oleme vaadanud, kuidas Iraani režiim petab kogu maailma. Nad petsid rahvusvahelist aatomienergia agentuuri oma tuumarelvaprogrammi osas. Nad eitasid oma mõrvarlike terrorikäsilaste rahastamist, varustamist ja juhtimist. Ja samal ajal on Iraani juhid, alates Homeinist kuni Ahmadinejadini, kes pole enam meie seas, ning Khameneini, kes pole enam meie seas, pärsia keeles kuulutanud režiimi kavatsust Iisrael hävitada radikaalse šiidi Mahdi messiase poole püüdlemisel. Iraani pettus on osa nende täielikust džihaadi sõjastrateegiast ja nad ei ole selles üksi. Lääne ja Iisraeli vaenlased peavad võitlust südamete ja meelte pärast, narratiivide, legitiimsuse pärast, tegelikult isegi reaalsuse ümberkujundamise nimel. Täna ja juba aastakümneid varem on Iisraeli laimatud kui kolonialistlikku, apartheidi, rassistlikku ja genotsiidilist riiki ning isegi kujutatud ebalegitiimse ja ebaseadusliku riigina. Ja see vale narratiiv, kallid sõbrad, nimetab Iisraeli kaitset agressiooniks, tema ellujäämist domineerimiseks ja tema julgeolekut rõhumiseks. Kuid ideoloogiline ja poliitiline rünnak juudi riigi ja juudi rahva vastu on islamismi, radikaalse vasakpoolsuse ja äärmusliku parempoolsuse kokkulangevus. See kasvab tänapäeval ja üllatuslikult Ameerika Ühendriikides. Punane, roheline ja pruun rünnak. See ei ole liit. See on paralleelne rünnak, kus huvid langevad kokku ühe ja ainsa juudi rahva rahvusriigi vastu. Nende ühine eesmärk on Iisraeli hävitamine ja sionistliku projekti lammutamine, mis on osa laiemast projektist lääne tsivilisatsiooni ja mõju vastu. Ja selle ülemaailmse rünnaku juured ulatuvad põlvkondade taha ning need sirutuvad Lähis-Idast kuni lääneni. Peaaegu 100 aastat tagasi, ma arvan, et kõik meie seas siin ruumis või enamik meist mäletavad Hadž Amin al-Husseinit, Jeruusalemma esimest suurmuftit, kes oli Hitleri ja natside lähedane liitlane. Tema rajas ideoloogilise aluse kaasaegsele poliitilisele sõjale juudi suveräänsuse vastu Iisraelis. 1944 aastal Berliinist araabiakeelses raadiosaates kuulutas ta: tapke juudid, kus iganes te neid leiate. Ta kutsus üles pommitama Tel Avivit ja tooma lõpliku lahenduse juutidele pühal maal. Nüüd jagas tema hävitusideoloogiat ka 1928 aastal asutatud moslemi vennaskonna, poliitiline islamism. Ja kogu 20. sajandi jooksul kasutasid Nõukogude Liit ja Hiina kommunistlik partei Palestiina küsimust relvana.
muutes selle põgenike probleemist kolmanda maailma vabastusliikumiseks. globaalsete äärmusvasakpoolsete lemmik ja eeskujuks seatud näide. Iisraeli kujutati kui lääne kolonialismi, imperialismi ja rõhumise äärmuslikku näidet. Ja idee oli siin õõnestada Iisraeli ning nõrgestada Ameerika Ühendriike. Õõnestada Iisraeli ja kasutada seda relvana, et nõrgestada Ameerika Ühendriike. Araabia riigid ja Nõukogude Liit ründasid Iisraeli ÜRO-s lõputult ja halastamatult, samal ajal kui Hiina andis abi ja relvi Palestiina terroristidele. See tühistamiskampaania kulmineerus 1975 aastal ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 3379. Zionism on rassism. Ja Iisrael ei suutnud praktiliselt midagi teha selle ärahoidmiseks. See resolutsioon sai tol hetkel tänapäevase Iisraeli tagasilükkamise keskseks põhimõtteks. Ja minu hinnangul sillutas see otsese tee 7. oktoobri sissetungini ja massimõrvani. See Punase-Rohelise Liidu rünnak jätkus 1979 aastal Iraanis toimunud islamirevolutsiooniga. Ajatollah Khomeini ühendas jõud Iraani kommunistide, PLO ja Nõukogude Liiduga. Iraani režiim puhastas seejärel oma ridades sotsialistlikud kaaslased ja sai maailma kõige ohtlikumaks terrorismi riiklikuks toetajaks, arendades maailma kõige ohtlikumaid relvi. Islamistid, alates ajatolladest kuni Osama bin Ladeni ja Hamasseni, on õppinud lääne poole pöörduma, kasutades inimõiguste ja antiimperialismi progressiivset keelt. Bin Laden sihtis Ameerikat ja Iisraeli koos, nimetades neid sionistlikuks ristisõdijate liiduks. Kas sa mäletad tema kirja Ameerikale, mis ilmus vaid mõni kuu pärast 11. septembri terrorirünnakuid? Ta väitis, et lääne sekkumine moslemimaailma viib igavese džihaadini. Ja pärast 7. oktoobrit sai Bin Ladeni kiri Ameerikale 2023. Aasta novembris TikTokis sensatsiooniks. Selle mittesekkumise sõnum leidis kõlapinda noorte ameeriklaste seas, kes jälgisid Iisraeli ja Hamasi sõda Gaza sektoris. Nüüd, siin on midagi. Siin on üks uudis. Täna avaldas doktor Erwin Mansdorf, Jeruusalemma julgeoleku ja välissuhete keskuse vanemteadur ja teadur, küsitluse, mille leiate aadressilt jcf.org. Kuulake seda. Vähem kui 50% ameeriklastest ütleb, et Iraani režiim on Ameerika Ühendriikide vaenlane. Vähem kui 50% küsitletud ameeriklastest ütleb, et Iraan on Ameerika Ühendriikide vaenlane ja ainult 60% vastanutest ütles, et nad usuvad, et 11. septembri rünnakud olid seotud radikaalse islamiga. Ja just see teadmatuse tase ongi põhjus, miks me praegu natuke ärevust tunneme. Punane, roheline ja nüüd ka pruun narratiivne rünnak Iisraeli vastu on jõudnud lääne peavoolu diskursusesse. Ja olles just enne Shabbati New Yorgist naasnud ning saanud au osaleda Salute Israel paraadil, mida New Yorgi Hamasi toetav linnapea ja tema abikaasa Suhair Mamdani nimetasid lihtsalt AIPAC-iks. Koletised. Samal ajal ütles tema kampaania edendaja, Palestiina Ameerika päritolu Hamasi toetav aktivist Linda Sarsour, et ta puhastab Ameerika poliitika, edendades demokraatlikke sotsialiste ja eriti islamiste, kes toetavad vaba Palestiinat. Jõest mereni. Sarsouri kaaslane ja Palestiina-Ameerika aktivist Nerdin Kaswani Sunni õigusteaduskonnast, kas mäletad teda X-ist? Ta hüüdis, me tahame seda kõike, viidates Iisraeli riigile. Mida see meile näitab? Nagu 2001 aasta intifada puhul ja isegi siis, kui Iisrael nõustus 90-ndatel Oslo rahuplaanidega, mis oli tulemus? Intifada globaliseeriti. See narratiiv on lääne inimeste mõtetesse sügavalt juurdunud. Ja Oslos rohkem kui 30 aastat tagasi, täpsemalt isegi 33 aastat tagasi, langes Iisrael lõksu, alustades läbirääkimisi džihadistliku terroriorganisatsiooniga, Palestiina omavalitsuse ja Fatahiga, kes on pühendunud meie hävitamisele. Olime veendunud, et suudame PLO DNA ümber kujundada ja muuta selle mingiks mõõdukaks organisatsiooniks nimega PA. Katastroofiline viga. Õppetunnid on saadud, rakendame seda õppetundi nüüd. Varsti hakkavad meie kallid sõbrad meile survet avaldama. Ja ma väidan teile, et Ameerika Ühendriikidest ja eurooplastelt tuleb surve, nagu Brooke mainis, luua veel üks terroristlik, islamistlik Palestiina riik,
mis oleks otsetee järgmise 7. oktoobrini ja meie arvates ei luba seda ükski Iisraeli valitsus. Kus siis Oslo ja Gaza lahkumine meid täna jätavad? Terror. 7. oktoober, ülemaailmne tühistamine, isoleeritus ja eitamine. Palestiina omavalitsus ja Hamas on meie legitiimsuse pea peale pööranud ning tulemuseks on olnud täielik tühistamine. Kampaania nimega BDS, ÜRO võrdleb meid terroristidega, genotsiidisüüdistused rahvusvahelises kriminaalkohtus ja rahvusvahelises kohtus, niinimetatud inimõiguste organisatsioonid avaldavad iga kuu Iisraeli vastu raporteid, pro-Hamasi meeleavaldused ülikoolilinnakutes ja tänavatel üle kogu maailma. Venelased, hiinlased, islamistid ja ülemaailmne vasakpoolsus on koondunud Iisraeli ja Ameerika vastu. Poliitiline, diplomaatiline sõda, õiguslik sõda, psühholoogiline sõda, meediamoonutused. See on 8. rinne, millest me täna õhtul oleme kuulnud. Ja see 8. rinne püüab põhjustada Iisraeli riigi kokkuvarisemist ja hävitamist, eraldades meid diasporaa juudi kogukonnast ja Ameerika Ühendriikidest. See ideoloogiliste mõõtmetega tuumapomm on juba ameeriklastele visatud ning selle järelmõju on muutnud Iisraeli rahvusvahelises kogukonnas justkui radioaktiivseks materjaliks. Mida peab Iisrael praegu tegema, et juhtida infosoja kampaaniat? Ja me peame seda tegema kohe. See on tikuuni ehk paranduse hetk. Me peame olema targad. Meil on õigus, aga me peame olema targad. Me peame keskenduma oma vaenlastele, mitte avalikult oma liitlasi ründama. Me peame minema rünnakule, paljastades ja rünnates 8. rinnet. Me peame rahvusvahelisi institutsioone vastutusele võtma. Me peame paljastama radikalismi ja töötama selle nimel, et laiendada Abrahami kokkuleppeid. Ning peaminister Netanyahu poolt 2024. aasta juulis nimetatud Abrahami julgeolekuliitu, mis minu arvates kannab lähikuudel vilja. See on olnud meie missioon GCA's, Jeruusalemma julgeoleku- ja välissuhete keskuses, ning meie ühine töö koos meie Lähis-Ida meeskonnaga, kuhu kuuluvad juudid, araablased, moslemid, kristlased, druusid, kurdid ja iraanlased. Lähis-Ida pudelis otse Jeruusalemmast. Ja me kõik oleme ühel meelel, et Iisrael on lahendus stabiilsema, turvalisema ja jõukama Lähis-Ida jaoks, kus ei sallita pahatahtlikke tegutsejaid ega rahvusvahelisi institutsioone, mis levitavad meie kohta laimu ja valeväiteid. 0 tolerants. Iisrael liigub õiges suunas ja välisminister Gideon Saari otsus katkestada suhted EL-i ametniku Kaja Kallasega, kes laimas Iisraeli apartheidi valeväitega, on väga hea algus. Aga Iisrael vajab siiski strateegilisemad ja institutsionaalsemad lahendust. Meil on vaja, et nüüd loodaks riiklik strateegilise mõjutamise ja teabejulgeoleku direktoraat. Ja see peaks alluma otse peaministri büroole. See peakorter ühendab ja koordineerib Iisraeli kaitseväe pressiesindajaüksuse, luureagentuuride, küberüksuste, välisministeeriumi ja kõigi meie saatkondade sõnumid üle kogu maailma. Direktoraat jälgib olukorda ülemaailmselt. See tuvastab ohud varakult, see reageerib kiiresti ja ühtselt. See kasutab andmeid ja tehnoloogiat, tehisintellekti, avatud allikate luuret, narratiivide analüüsi, et ennetada kriise ja reageerida neile kohe, kui need tekivad. See peab ka meie vaenlasi paljastama ööpäevaringselt. Ameerika Ühendriigid lõid sarnased ametid Nõukogude Liidu alistamiseks, kui meenutada 80. aastaid. Ja mul on hea meel sellest teiega hiljem täpsemalt rääkida. Iisrael peab mõistma selle sõja olemust, millega ta silmitsi seisab ja tegutsema vastavalt. Aeg on käes. Ja aitäh teile selle teema tähelepanu eest.